tõstame hoo üles veel varju ja turbaaia teemal. Juba 100 aastat tagasi rajas kultusmaastikukujundaja Gertrude Jekyll selliseid aedu Inglismaal. Pilleriin Villem on Eesti aiakujundaja, kes Igavere puukooliga just sellisel liinil tegutsemas. Igale poole on võimalik rajada aeda, mis jääb püsima. Tuleb ainult arvestada olemasolevate tingimustega ja teha õige valik. Pilleriin, mis on oluline ABC varjupeemra rajamisel? No kõige tähtsam on muidugi taimevalik, täisvarjulise koha peal on muidugi see taimevalik meil väga kitsas. Et ühed sellised kaunimad õitsejad on meil rhododendronid ja kindlasti peab meil olema olemas vesi. Ja taimede puhul on kindlasti väga oluline, et kui me oleme nad kas puukoolist või aianduskeskusest või kuskilt toonud või keegi on kinkinud kas või, siis me peame jälgima seda, et need taimed oleks korralikult enne istutamist läbi kastetud. Selle jaoks, nagu me siin nägime, oli käru pandi vett täis ja selle sisse pandi taimed seisma nii kauaks, kuni nende taimekottidest mullitab õhk välja. Ehk see tähendab see, et see turvas, mis on taimede ümber või ta pole alati turvas, vaid on selline istutussõgu taimede ümber, et oleks hea, kui see on täiesti läbi vettinud. Et see taim ei jää kindlasti kuivale. Ja järgida tuleb ka seda, et kui me taimepotist välja võtame, et siis need juured ei oleks seal väga palju ringe teinud, et kui selline juuri on hästi palju, nad on hästi tihedad, siis tegelikult oleks vaja neid natukene ergutada juurduma ja lõigata need juuri katki. Siis tegelikult võiks kontrollida ka taimede muud olukorda. Ehk et lõigata ära võib-olla mõned kuivand oksad ja kuivand võib-olla õied ja et see annab nagu selline taimele sellist, et ta ei pea vaeva nägema oma selliste kuivand õite ja kuivand okste üleval hoidmisega. Ja kindlasti tuleks arvestada sellega, et me paneme ka peale koorepuru. See tähendab juba seda, et kui me arvestame, et koorepuru kiht on juba võib-olla 5 centimeetrit, siis tegelikult me peaks istutama selle taime tegelikult ümbritsevast pinnast ikkagi natukene kõrgemale. Annab just sellise kindluse selles, et seda koorepuru juurekaela ümber ei tuleks väga palju. Millist kasvupinnast on varjuaias vaja? Et see kasvupinnas, mida sinna võiks valida, peaks olema natukene happelisem kui tavaline aiamuld. Et oleks hea kasutada sellist hapumat turvast ja veel parem oleks, kui rhododendronite jaoks saaks kasutada eraldi spetsiaalsegu. Aga oleks hea, kui ta oleks sel juhul ilma väetisteta. Me kasutasime praegu sellist nõndanimetatud algeturvast 4,5 oli see happesus. Aga kui me kasutame tavalise aiamulla juurde lisamiseks, siis tegelikult ta võiks olla selline 4, 4,0, 4,5. Et eesmärk meil on tegelikult ju olemasolevale pinnasele anda õhulisust juurde. Miks on hea katta peemrad mulčiga? Eesmärk on tegelikult, et tahetakse ära hoida sellega umbrohutekke ja teine asi on see, et hoida niiskust. Et kui me nüüd teeme istutuse ja väljas on siin 20 kraadi sooja või kuidas teda parajasti on ja ei tea, milline periood meil siin ees on, et kõik see vesi, mis me nüüd siia taimedele panime, et see nüüd siis kiiresti ära ei läheks. Ja see kihi paksus võiks olla kuskil kokku nagu tambituna või pressituna siis kuskil umbes 5 centimeetrit. Ja siis tuleks jälgida kindlasti seda, et taimede juurekaelad ehk see koht, kus taim saab kokku mullaga sealt potist välja võttes, et see ümbrus ei oleks samamoodi kaetud 57 centimeetrise koorepuu kihiga. Et me tegelikult ise teeme selle suure vea, et me suretame taimed ise välja, kuhjates seda koorepuru nende taimede juurekaelte ümber ja sellist asja saaks vältida juba istutuse käigus ja koorepuru lihades.